Esimene peatükk, sõõrikumajandus, teooria ja praktika. Simone Weil on öeldud, et kui miski tundub võimatu, hoolimata tehtavatest jõupingutustest, võib see tähendada ületamatu piiri saavutamist sellel tasemel, mis omakorda viitab taseme muutuse ehk lae murdmise vajalikkusele. Edasiste pingutuste tegemine viib aga kurnatuseni. Parem on leppida piiriga, mõtiskleda selle üle ja nautida kogu selle kibedust. Esimene alapeatükk, kust me tuleme. Kuigi planeedi taluvuspiiride idee on suhteliselt vana, leidis see tunnustust alles 60ndatel aastatel, mil uute autorite laine hoiatas pideva majanduskasvu säilitamise võimatuse eest. Need tähelepanekud oli kajastatud ka kuulsas raportis Limits to Growth ehk kasvupiirid, mille tellis Rooma klubi Massachusettsi tehnoloogia instituudil. Raport avaldati 72. aastal ning see valmis 17 spetsialisti koostööst, kellest tuntuim oli biofüüsika ja keskkonnateadlane Donella Meadows ja tema abikaasa Dennis Meadows. Selle tõttu tuntakse raportit ka Meadows raporti nime all. Sõõrikumajanduse kontseptsioon tekitab üha suuremat huvi kolmanda sektori organisatsioonide ja ühiskondlike liikumiste seas. Samal ajal tekitab see ka mitmeid küsimusi, eriti nooremate põlvkondade hulgas. Mis see on ja kuidas on see arenenud? Käesolevas peatükis anname lühiülevaate sõõrikumajanduse ajaloost ja käsitleme selle aluseid. Antud teemat on käsitlenud oma töödes ka Rumeenia matemaatika majandusteadlane Nicolas Georgescu-Roegen. Ta oli üks esimesi, kes kasutas loodusteadusi majanduses ja väitis, et pidev majanduskasv on võimatu, kuna see on vastuolus loodusseadustega. Tuginedes nii evolutsioonibioloogiale kui ka termodünaamikale väitis ta, et tootmisprotsessi tuleks pidada bioloogilise evolutsiooni laiendustena, millest tulenevalt peaksid need alluma termodünaamika seadustele. Sellest vaatenurgast vaadatuna kiirendab majanduskasv entroopiat ja mingil hetkel hakkab tootmist piirama. Georgescu-Roegen panus on oluline, sest tõenäoliselt oli ta esimene, kes kirjutas avameelselt lõputu majanduskasvu absurdsusest. Piiratud maailmas ja sellest tulenevalt vajadusest asendada traditsiooniline majandus bioökonoomikaga ehk teisisõnu vajadusest luua sidemeid majandus- ja biosfääri vahel. Sellele järgnenud aastakümnete jooksul kaotas liikumine oma hoo ja sulandus Euroopa roheliikumistega, mida on aga seni peetud ebatõhusateks. Võib öelda, et sellel ajal hakkas arenema ka niinimetatud nappuse diskursus, mis on leidnud kajastust erinevates maailma piirkondades ja filosoofia vooludes, nagu näiteks buen vivir kontseptsioon Ladina-Ameerikas, ecoswarage ehk radikaalne ökoloogiline demokraatia, tuntud ka lühendi reedal Indias, Ubuntu Lõuna-Aafrikas või ka kohalikud uskumused, mis on läbi põimunud vastupidise kasvu diskursusega Austraalias. Kõik need kontseptsioonid asetavad oma keskmesse inimese heaolu, selle kõige holistlikumat nägemust, mis läheb kaugemale kapitali akumuleerimisest või tehnoloogilistest arengutest, vaid kaasab ka heaolu kogukondlikke ja emotsionaalseid aspekte. Võrdsuse ja õigluse ning valitsemise, mis põhineb osalusel, solidaarsusel ning töötajate väärikusel. Sõõrikumajandust iseloomustavad ka planeedi biofüüsikalised piirid, mida ei tohi ületada vältimaks kogukonna jaoks elutähtsate riskide võtmist. Teine alapeatükk, sõõrikumajandus, mis see on? Sõõrikumajanduse kontseptsiooni võttis kasutusele Briti majandusteadlane Kate Raworth oma 2017. aasta raamatus Economics 7 Ways to Think Like a 21st Century Economist. Tema teooria kohaselt ei ole 20. sajandist pärinev majanduslik mõtlemine võimeline toime tulema 21. sajandi reaalsusega, mil planeedi kliima on kokkuvarisemise äärel. Selle asemel, et võrdsustada SKT-d ehk sisemajanduse kogutoodangut kasvu eduka ühiskonnaga, peaks meie eesmärgiks olema kogu inimelu sobitamine sellesse, mida Raworth nimetab ideaalseks kohaks, mis asub sotsiaalse baasi, kus igaühel on kõik elamiseks vajalik olemas ja keskkonnalae vahel. Üldjuhul elavad jõukate riikide inimesed keskkonnalaest kõrgemal. Vaesemates riikides aga elatakse sotsiaalsest baasist madalamal. Nende kahe vahele asuv koht ongi see ideaalne koht ehk sõõrik. Sõõrikumajandus on saanud sellise nime,
sest seda kujutavad visuaalselt 2 õõrikukujulist ringi. Keskel asub sotsiaalne baas, mis hõlmab põhiõiguse ja välimine ring on keskkonnalagi, mida ei tohi ületada. Keskel on ruum, kus inimkond saab õitseda planeedi taluvuspiire ületamata. Mõlemad ringid langevad kokku ka ÜRO säästva arengu eesmärkidega. Kristiina Kallatš, kes oli ÜRO meeskonna liige ja kes käivitas 2015. aastal säästva arengu eesmärgid, viitas 2018. aasta riiklikul kongressil peetud kõnes, et säästva arengu eesmärkide logo sai oma ringikujulise kuju just Raworthi teooriast. Millised on see õõriku mudel ja piirangud? Keskkonnateadlane Raworth kasutas 9 keskkonnakünnist, mida ei tohi ületada, vältimaks edasist looduse ja planeedi hävimist. Antud künniseid on täpsemalt käsitlenud John Rockström. Need on kliimamuutus, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, ookeanide hapestumine, maapinna liigkasutamine, magevee ammutamine, lämmastiku ja fosforiga üleküllastumine, keemiline reostatus, õhusaastatus, osoonikihi kahanemine. Inimkonna õitsenguks on omakorda 12 sotsiaalset eesmärki, millest paljud on samuti määratletud põhiliste inimõigustena. Need on toiduohutus, väärikas sissetulek, vesi ja kanalisatsioon, tervis, haridus, energeetika, sooline võrdõiguslikkus, sotsiaalne võrdsus, poliitiline osalus, töötamine, võrgustikud, majutuse kättesaadavus. Sõõrik ja COVID-19 praktiline näide rakendamisest. 2020. aasta aprillis COVID-19 esimese laine ajal teatas Amsterdami linnavalitsus, et kriisist taastumiseks ja tulevaste katastroofide vältimiseks võetakse kasutusele Kate Raworthi ideed. Hollandi pealinn Amsterdam oli esimene linn maailmas, mis võttis ametliku kohustuse sõõriku majanduse elluviimiseks. Et see aitab meil kriisi tagajärgedega toime tulla, ütles Amsterdami linnapea Marieke van Toornik intervjuus ajalehele The Guardian. Tema keskne idee oli lihtne. Majandustegevuse eesmärk peaks olema kõigi inimeste põhivajaduste rahuldamine, kuid seda planeedi olemasolevate ressursside piires. Kui me järsku peame muretsema kliima, tervise, töökohtade, eluaseme ja kogukondade pärast, kas on olemas raamistik, mis võib meid selle kõigega aidata? Raworth lisas, jah, see on olemas. Amsterdami eesmärgiks oli tuua 872 000 elanikku sõõriku turvalistesse piiridesse. See tähendab juurdepääsu tagamist heale elukvaliteedile, tehes seda jätkusuutlikul viisil ja planeedile täiendavat survet avaldamata. Koostöös Raworthi organisatsiooniga Donut Economics Action Lab algatas linn mitmeid suuremahulisi infrastruktuuriprojekte, võttis kasutusel uusi tööhõive meetmeid ja uudseid avaliku haldamise lahendusi, mis kõik lähtusid sõõriku majanduse filosoofiast. Van Toornik selgitab eluaseme kriisi näitel, mida ja kuidas praegu tehakse. Amsterdamis ei suuda ligi 20% üürnikest pärist üüri maksmist oma põhivajadusi rahuldada ning ligikaudu 60 000 sotsiaalkorteri taotlusest rahuldatakse 12%. Lihtne lahendus võiks olla rohkematu eluasemete ehitamine, kuid Amsterdami sõõriku mudel toob välja, et linna piirkonna süsinikdioksiidi heitkogused on juba 31% võrra kõrgemad võrreldes 1990. aastaga. 62% nendes heitkogustest moodustab ehitusmaterjalide, toiduainete ja tarbekaupade import linna. Seetõttu valmistas Van Toorniku sõnul linnavalitsus ette sotsiaalelamute ehitamise eeskirjad, et tagada ringlusse võetud ja looduslike materjalide, näiteks puidu kasutamine. Sõõrik ei anna meile vastuseid, vaid uusi vahendeid probleemidele vaatamiseks, et me ei jääks kinni samadesse struktuuridesse nagu varem, ütles ta. Elektra Kulumpi, Circle Economy vanemanalüütik toob välja, et Amsterdami näide on õppimine tegutsedes ning linn on väga huvitatud eksperimenteerimisest. Sõõriku linna toomise protsessi käivitamine tähendab kontseptuaalsete ja teoreetiliste mudelite rakendamist praktikas
ning selle muutumist oskuste tegemise ja disaini tööriistaks ja see toimub erinevaid osapooli kaasavas vormis. Kodanikuühiskonna olulisus silmas pidades asutasid ligi 400 elanikku ja kohaliku organisatsiooni võrgustikku nimedega Amsterdam Donut Coalition, et korraldada aktivismile ja eneseorganiseerimisele suunatud tegevusi kogukondade, perede ja teiste kollektiivide tasandil. Drouin viitab, et osa väljakutsest on muuta ettevõtted ühiskondlikult vastutundlikemaks. Me ei saa süsteemi muuta, kui ettevõtted toetavad endiselt aktsionäride investeeringutele, mis põhinevad peamiselt rahal, mitte eesmärgil. Tema sõnul on väljakutseks ka üldsuse teadlikkuse tõstmine. Kuidas me saame muuta sõõriku majandusel põhinevaks linnaks, kui mu naaber pole sellest kuulnud või ei saa aru, miks see tema jaoks üldse oluline on? Miks peaksid inimesed hoolima uuest majandusmudelist, kui neil on raskusi üüri maksmisega või oma laste kooli saatmisega? Lõpuks vajame ühiselt loodud unistust, ütleb Drouin. Midagi, mida saame oodata, midagi, millest keegi ei jää maha, ei inimesed ega ka planeet. Just see on toonud sõõriku mudeli juurde nii palju inimesi. Mudel on võimas, sest see on lihtne ja kõnetab kõiki, ütleb Kulumpi. Probleem on selles, kuidas neid inimesi kokku tuua. See on väga erinevatest inimestest koosnev rühm. Raworth selgitab, et suur osa sellest taandub suhtlemisele, vaadete muutmisele ükshaaval. Osadel inimestel võib paradigmade nihutamine võtta igavikku, ütleb Raworth, kuid ühel inimesel võib see juhtuda silmapilguga. Maailm kogeb erinevaid vapustusi ja sündmusi, mis võimaldavad meil eemalduda õitsengu poole liikumise ideest, ütleb Raworth. Õitsemine tähendab, et meie heaolu on tasakaalus. See on hetk, mil me seome omaenda tervise planeedi tervisega. Amsterdam oli küll nii-öelda teerajalinn, kui kindlasti mitte ainus. Pärast COVID-19 epideemiat on Deal saanud suure hulga taotlusi erinevatelt omavalitsustelt ja muudelt üksustelt, kes soovivad luua vastupidavamaid kogukondi. Kopenhaageni linnavalitsus otsustas järgida Amsterdami eeskuju juba 2020. aasta juunis, nagu ka Brüssel, samuti Dunedini väikelinn Uus-Meremaal 2020. aasta septembris, Nanaimo Briti Kolumbias 2020. aasta detsembris ja mitmed teised üle terve maakera. Sõõriku majanduse initsiatiividest ja aktivistidest saab rohkem vaadata materjalis märgitud veebilehelt. Sõõriku majanduse integreerimiseks oma linna juhtimismudelitesse peavad linnad vastama järgmistele küsimustele. Mis on eesmärk, ehk mida või keda linn teenib? Võrgustikud, kuidas linn oma ostujõudu ja võrgustikke kasutab? Juhtimine, ehk kuidas linna juhitakse, kes on kaasatud otsustusprotsessidesse? Omand, kellele kuuluvad linna sissetulekuallikad? Rahandus, kas rahandus on linnateenistuses või on linn rahanduse teenistuses? Sõõriku linna kontekstis rakendamine tähendab sisuliselt järgmistele küsimustele vastamist. Kuidas saab meie linn olla selliseks koduks, kus inimesed õitsevad, austades kõigi inimeste heaolu ja kogu planeedi tervist? Seda saab teha 4 olulise läätse kaudu, mis tulenevad 2 valdkonna ehk sotsiaalne ja ökoloogiline ning 2 skaala, kohalik ja globaalne kombinatsioonist. Teine praktiline näide, mis pandeemia ajal esile kerkis ja mis põhineb sõõriku majandusel, on We All initsiatiiv, Wellbeing Alliance'i dokument. Tegemist on organisatsioonide, liitude, liikumiste ja üksikisikute koostööorganisatsiooniga, kes töötavad inimeste ökoloogilise heaolu nimel. Antud dokumenti koguti järgmised sõõriku majandusel tuginevad põhimõtted, mis on nende töö praktiliseks raamistikuks. Need 10 põhimõtet on uued eesmärgid, sotsiaalselt õiglane ökoloogiline ohutu. Teine, roheline infrastruktuur ja varustamine. 3, kaitske keskkonnastandardeid. 4, universaalsed põhiteenused. 5, garanteeritud elatusvahendid. 6, õiglane jaotus. 7, parem demokraatia. 8, heaolu majandusorganisatsioonid. 9, koostöö. 10, raha avalik kontroll. Autorid kirjeldavad igat põhimõtet järgnevalt. Uued eesmärgid,
ökoloogiliselt ohutu ja keskkonnasõbralik. See tähendab seada kõigi otsuste tegemisel esikohale inimeste pikaajaline heaolu ja ökoloogiline stabiilsus, vähendada nende majutussektorite mahtu, mis ei aita kaasa ökoloogiliste heaolu eesmärkidele, investeerida nendesse sektoritesse, mis seda teevad, hõlbustada õiglast ja töökohti loovat üleminekut. Teine, keskkonnastandardite kaitse. See tähendab kaitsta olemasolevat kliimapoliitikat, heitkoguste vähendamise eesmärke ning keskkonnaeeskirju, sealhulgas COVID-19 tagajärgede leevendusmeetmete kontekstis. Kolmas, roheline tõhus infrastruktuur. See tähendab arendada uut rohelist infrastruktuuri ning jätkusuutlikke sotsiaalseid praktikaid COVID-19 epideemiatest taastumise protsessi raames. Näiteks muuta linnaruum autovabaks, laiendada ühistranspordi võrgustikku, arendada rohelist energiat ja keskkonnasäästlikku toidu tootmist, toetada vähend CO2 heidetega eluasemete ehitamist, saada keskkonnasõbralikud tingimused süsinikdioksiidi mahukate tööstusharude subsideerimisele. Neljas, universaalsed põhiteenused. See tähendab tagada kõigi vajaduste rahuldamine, sealhulgas tasuta tervishoiuteenused kogu elanikkonnale, tasuta universaalsed vautšerid baastaseme vee, elektri, gaasi, eluaseme, toidu, transpordi ja hariduse jaoks. Viies, garanteeritud sissetulek, mis tähendab igaühe inimväärse elamise tagamise, näiteks sissetulekute ja töökohtade ümberkujundamise või lühendatud tööaja kaudu. Kuues, õiglane jaotus. See tähendab luua võrdsemad ühiskonnad riiklikul ja rahvusvahelisel tasemel, ressursside võimaluste õiglase jagamise teel. Selle näidisteks on progressiivne ja keskkonnasõbralikkusele orienteeritud tulumaks ning võtmeressursside ja infrastruktuuri avalikuks omandiks olemine. 7. Parem demokraatia. See tähendab tagada tõhusad, läbipaistvad ja kaasavad demokraatlikud protsessid kõigil tasanditel, vähendada korruptsiooni ja lõpetada suurettevõtete huvide domineerimine regulatiivsetes protsessides. 8. Majandusliku heaolu organisatsioonid. See tähendab eelistada sotsiaalseid ja keskkonnasõbralikke eesmärke kõigis ettevõtetes ja organisatsioonides, rakendada ringmajanduse põhimõtteid eesmärgiga minimeerida ressursside kasutamist ja raiskamist, tagada majanduslike organisatsioonide demokraatia. 9. Koostöö. See tähendab tagada koostöö ja solidaarsus erinevatel tasanditel, sealhulgas rahvusvahelises poliitikas ja maailmamajanduses, tööstussektorite ja avalike sektori vahel ning igal muul tasandil, näiteks ülemaailmne, riiklik, piirkondlik ja kohalik. 10. Avalik kontroll rahavoogude üle. Tähendab tagada avalik ja demokraatlik kontroll rahavoogude üle, kulutada vahendeid investeeringutele, mis edendavad sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid eesmärke. Jorge Riechmann on öelnud, kui me oleme katastroofilises olukorras, mida me kahtlemata ka oleme, siis selle analüüsimine ei ole katastroofide diskursuse viljelemine, vaid realistiks olemine. Prantsuse majandusteadlane Serge Latouche, käsitledes tasaarengut teistsõõriku majandusele lähendas kontseptsiooni, pakkus välja kuulsad 8 R, mis vastavad 8 teineteisega seotule tegevusele ja eesmärgile. Esimene, ümberhindamine. Pane ühiskonnale diagnoos ja edenda uusi väärtusi, näiteks koostöö versus konkurents, nauding versus kohustus, humanism versus tarbimine ja nii edasi. Rekontseptualiseerimine. Leia uusi viise reaalsuse ja edu tõlgendamiseks, mis tähendaks selliste mõistete nagu rikkus ja vaesus või nappus ja küllus uuesti määratlemist. Ümberstruktureerimine. Antud punkt puudutab nii ühiskonda kui ka tootmist ning vastab uutele kehtestatud väärtustele. Ümberpaigutamine. Kohaliku väärtustamine, eriti mis puudutab põhivajaduste rahuldamist. 5. Ümberjagamine. Tähendab kaupade jaotamise uut korraldust. 6. Vähendamine. Puudutab eelkõige majandustegevust, mis on biosfääri suurim tarbija, aga ka tööaega ja massiturismi mõju. 7. Taaskasutamine. Seotud katsega pikendada toodete kasutusiga
ja teha lõpp irratsionaalsele programmeeritud vananemisele. 8. Ümbertöötlemine. Tegevus, mis lähtub ringmajanduse põhimõtetest. Nagu Latouche ise viitab, võib antud nimekirja pikendada, mida on sageli ka tehtud. Sinna on lisatud mitmeid ettepanekuid, nagu näiteks radikaliseerimine, ümberveenmine, taasavastamine, eelkõige demokraatia kontekstis, ümbermõtestamine, tagasiastumine ja nii edasi, kuid enamus neist ettepanekutest on suuremal või väiksemal määral juba kajastatud põhinimekirjas. Ettepanekutes kasutatavaid eesliiteid taas, ümber ja nii edasi on sageli kritiseeritud kui reaktsioonilisi või isegi liigselt romantiseeritud või nostalgilisi tagasivaateid minevikku. Latouche ise selgitab, et isegi kui neis leidubki reaktsiooniline element, siis on see suunatud süsteemi liialduste ja üleolevuse vastu, mida Jean-Paul Besset kritiseerib sõnadega üle. Viimasel on võimalik leida arvukalt näiteid: ületarbimine, ülekalastamine, ületootmine, ülekaevandamine ja nii edasi. Veelgi enam, 8 kultuurirevolutsioonilist väärtust saab kokku võtta ühe sõnaga, mille tähendus käsitletakse üksikasjalikumalt järgnemises peatükis, vastupanu. Kokkuvõtteks on sõõrikumajandus toonud Rawlsworthile mitmeid kõrge profiiliga järgeid. Kui paavst Franciscus on avaldanud sellele toetust, siis samal ajal Briti loodusteadlane Sir David Attenborough pühendas sellele peatüki oma raamatus A Life on Our Planet, nimetades seda meie liigi kompassiks teekonnal jätkusuutlikuma maailma poole. 3. alapeatükk. Sõõrikumajandus. Milleks? Sõnad ökoloogia ja majandus tulevad kreekakeelsest sõnast oikos, mis tähendab majapidamine. Kuigi mõlemad sõnad tähendavad teatud määral majapidamise haldamist, siis on nad aja möödudes teineteisest üha rohkem kaugenenud. Mitteformaalse ja informaalse õppe ning sõõrikumajanduse vaheliste seoste näitamise abil on käesoleva käsiraamatu eesmärgiks seada kahtluse alla üha iganenumaks muutuvad majanduslikke ja sotsiaalseid mõtlemisviise, mis jätkuvalt mõjutavad meie ühiskondasid ja maakera tervikuna liikumises. Samuti kutsub käsiraamat üles arutlema sõõrikumajanduse liikumise potentsiaali üle ning erinevate sotsiaalsete ja majandusliku ühingute rolli üle selles liikumises. Nagu sotsiaalteadlane filosoof Karl Polanyi ütles, majandussüsteem on inimkultuuri komponent ja nii nagu inimkultuur on ka see pidevas arengujärgus. Ja võib arvata, et nii see peakski olema ja veel senisest kiiremini, sest seda on vaja nii meie ühiskonnal kui ka planeedil. Piisab vaid hiljutiste sündmuste vaatamisest, üha kiirenev kliimamuutus, valitsusvahendid kliimamuutuste ekspertrühma murettekivad aruanded, rünnakud demokraatia suunal, bioloogilise mitmekesisuse kadumine ning tõsised puudujäägid meie sotsiaal-, toidu, energia, majandus- või haridusvõrgustike toimimises. Abstraktse sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kasv ei ole see, mida inimesed kasvust rääkides soovivad. Tegevuses soovivad nad võimalust rohkem tarbida või soetada, mis aga nõuab rohkem tooraineid ja energiat, kuigi majanduskasvust rääkides seda sageli otse välja ei öelda. Laskumata arutelusse inimeste jõukuse või külluse uute mõõtmisviiside üle läheb antropoloog Jason Hickel nii kaugele, et nimetab SKT-ga tegelemist fetišiks, mis võib varjata tõsiasja, et kasv on tegelikkuses materiaalne. Tänapäeval. Antud kontekstis muutub sõõrikumajandus, mis keskendub ülalmainitud toorainete, energiakasutuse ja kaubastumise mustrite vähendamisele mõisteks, mis demüstifitseerib ja isegi muudab majanduskasvu tähendust tänapäeval. Muutused meie elamisharjumustes ja niigi väheste ressursside haldumises tunduvad vältimatud. Ainus küsimus on, kas need muutused jätkuvalt tekivad kaootiliste vastumeetmetena ootamatutele kriisidele. Elame pidevate kriiside ajastul, mis loodetavasti muutub hoolikalt planeeritud üleminekuks sotsiaalmajanduslikule mudelile, mis järgib meie planeedi materiaalseid piiranguid ja mis põhineb solidaarsusel ja eetikal. Seetõttu seab käesolev käsiraamat eesmärgiks teadmiste süvendamist andmete läbivaatamise abil, vastandades varasemaid teadmisi
ja uurides uut lähenemisviisi ning pakkudes potentsiaalseteks partneriteks välja erinevaid sotsiaalmajanduslikke üksuseid uuele sotsiaalmajanduslikule mudelile ülemineku katse käigus. Selle väärtus seisneb sünteesi pakkumises erinevatest teoreetilistest aspektidest, mis on seotud sõõriku majanduse ja kolmanda sektori rolliga selles.